Sina oled siis meil korvide pesamuna, et esimest korda üldse Rahvuste Krossil ja esimest korda ka Hollandis sõitmas, et kuidas selline raske radaga sulle meeldib? No eks ta tuli tegelikult para üllatuse, nagu meid siia valiti. Muidugi meil sai hooaja alguses eesmärk võetud, et võiks saada koondisesse, on ju. Aga jah, rada on võõras, oleme ausad, et Eestis võib-olla siin Maardu on sellised rajad, kus saab nagu proovida, on ju. Seda ka nagu mitte iga kord on ju. Meil on võistlused pigem vähe sellistel radadel, aga jah, peab hakkama saama. Nii et sinul oli nagu selles suhtes ka nagu tagantpoolt said 8, kui sa stardist tulid ja sõitsid ennast 5. välja, et kas on nagu raske mööduda siin niisugustes suurtes vagudes ka? No see on selline rada, kus pigem on võimalik mööda sõita, et siin jookseb mitu soont ja et kui oled kiirem, siis saab küll, pole probleemi, et võtad kõrvalsoone ja hoiavad peal ja saab küll. Ma olen vahel vaadanud ka, et mõningad teevad sõidu ajal ka selliseid soonte valesid valikuid, kus jääb nagu aeglaselt läbi ja kui palju sina oled nagu neid sooni siin otsinud või vaadanud, et mis oleks nagu niisugune hea kiire soon ka? No eks esimesed paar ringi ikka sa vaatad, et mis on niisugune turvaline, et sa ei taha kohe nagu siin paarutama hakata nii-öelda, et pärast tõmbab see sisakuris 3-4 venda mööda, kui niisugune sõit rahuneb maha, siis vaatad ikka midagi, me ka ikka üritasime otsida. Kahjuks küll täna ei leidnud midagi, aga otsima peab. Kes ei otsi, see ei leia. Kuidas sa nagu homsele päevale vastu lähed, et homme on 2 starti ja päris raske andmine tuleb? Noh, elevil ikka, et püüame endast parima teha ja hoiame lippu kõrgel. Aga tänud sulle ja edu homseks! Aitäh!